vaatame siis sellist kevadist sellist murelast, mis on kõikidel aias olemas, Kanada kuuskoonika ja murelapp sellepärast, et iga kevad lumi on suland ja me arvame, et peaks olema viimase peal põõsas, aga avastame, et ilus roheline põõsas on kuidagi otsast pruuniks muutunud. Et tõenäoliselt on sel aastal olnud siin lumi täpselt siiamaani, kus on see roheline osa ja ülejäänud need okkad on saanud siis kannatada päiksepõletuse toimel. Kõigepealt muidugi paneme kõik noad ja käärid käest ära ja muidugi see on nagu terav toiming, aga oleks kena, kui me puhastame selle puukese, näete need okkad kõik ilusti ära, kuivanud asjad siit pealt ära, näete juba palju parem. Ja nüüd on küsimus, kas lõigata kogu see kupatus välja või jätta alles. Siin on nagu vastakaid arvamusi. Kui me näeme, et siin on, võtame korraks noa kätte ja näitame sellist asja, et tegelikult ei ole kõik kadunud. Need pungad, mis siin peal on, tunduvad olevat täiesti elus. Ja siit võtame selle pungakese ära ja te näete, kõik alumine osa on elus. Ehk see näitab seda, et nendest noortest pungadest, eelmise aasta pungadest hakkavad ikkagi okkakesed tulema. Ja nagu te näete, aeg on juba sealmaal, et alumised pungad, mis on olnud lume all, ongi seda juba tegema hakanud, et pungad on hakanud avanema ja okkad hakkavad siit välja tulema. Nii et variant A, kui teil ei ole see asi väga esindusliku koha peal, ei ole see koonika, siis võiks tegelikult jätta selle raagudega sellise vormi alles. Aga kui te arvate, et see ei ole ikkagi teie maitse ja tahate, et asi oleks nagu puhtam ja selgem, siis võiks teha sedasi, et lõikate selle moodustuse siit pealt ära. Ja selle jaoks lõikame ta maha kuni sellise alumise männaseni naksti ja puhastame lihtsalt selle praktiliselt ükshaaval selle ära. See ei peagi olema lihtne töö. See ongi selline väga peen ja aega nõudev, närve rahustav tänapäevases elus. Siit võtame siit neid oksi. Aga see kõik on ainult ilu nimel. See ei ole sellepärast, et niimoodi peaks tegema, vaid see on sellepärast, et põõsas lihtsalt kevadel ilus välja näeks. Tegelikult ta näeb natukene parem välja kui ennem, kuigi igasuguseid reegleid rikkudes me oleme lihtsalt andnud puukesele kaunima välimuse, kui ta oli ennem. Ja muidugi võtab see taastumine selliseks, et ta selliseks ilusaks, teravatipuliseks puuks edasi kasvaks. Ta võtab ikkagi aega. Minu soovitus on muidugi see, et tuleb valida meie tingimustes õigeid taimi ja nagu te näete, on koonika üks selline, millega on nagu iga kevadel natukene muret. Võib ka nüüd vaadata, et näete, eelmine põõsas, mida me siin nüüd vägivaldselt ladva maha lõikasime, on nüüd sellises olukorras, kus latv on kadunud, aga näete, naaber põõsas, ta oli enam-vähem sama kõrge kui eelmine, ei ole külmast ega lumest nagu väljagi teinud sel talvel, et mis näeb on väga supervormis latv ja ei ole häda midagi, on siuke tihe ja mõnus, nii et tõenäoliselt on selline olukord, et mõned puud lihtsalt saavad selliseid talvekahjustusi ja näete, mõned ei saa. Loomulikult on kasulik valida ajad ja aianduskeskusest sellisest põõsad, mis ei saa talvekahjustusi.